Ma olen pannud sellele tänasele jutlusele nimeks, sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Kõlab hästi, kas pole nii? Amen. Sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Nüüd, enne kui ma lähen kõne juurde, ma tahan sulle ühe nalja lugeda. Üks lasteaiaõpetaja vaatas, kuidas lapsed joonistasid tema klassis. Ja ta käis klassis ringi samal ajal ja vaatas nende progressi. Ja kui ta jõudis ühe väikese tüdruku juurde, kes usinasti joonistas, siis küsis ta tema käest, et mida sa joonistad? Ja väike tüdruk vastas, ma joonistan Jumalat. Õpetaja peatus ja ütles, aga keegi ei tea, kuidas Jumal välja näeb. Pausi jätmata vastas väike tüdruk, nad saavad teada 1 minuti pärast. Üks kohtunik küsis süüdistava käest, ja milles on teie kuritegu? Minu kuritegu seisnub selles, et ma tegin oma jõulu ostlemise liiga varakult. Kui varakult juba, küsib kohtunik täpsustavalt. Enne poe avamist vastab süüalune. Nii et see on liiga vara. See on liiga vara. Kiitus Jumalale. Jumalale ükski asi võimatu. Amen. Tänu Jumalale. Nüüd ma räägin alguses sellest teemast võib-olla hoopis suunas, mida sa mõtled, et kuidas see üldse sellega kokku läheb. Aga ma tahan rääkida sulle natuke sõnade väest. Ma arvan, et keegi kahtle siin, et sõnad on väga väelised. Sõnad mõjutavad inimeste elusid. Me teame, et Jumal loob maailma oma sõna läbi. Ja kui Jumal millegiga ennast kõigepealt ilmutas, siis ta ilmutas ennast esimese Moosese esimeses peatükis esimestes salmides kui looja. Need esimene ilmutus, mis Jumal meile endast annab, on see, et on looja. Ja kui sa lähed selle esimese salmi juurde, siis ta ütleb, alguses Jumal lõi. Nii et kui sa lähed päris alguse juurde tagasi, siis sa leiad kelle? Leiad Jumala. Alguses juba Jumal on olemas ja Jumal valmistab, loob maailma ja ta ilmutab, et ta on looja. Nii et Jumal seal käivitab maailma plaani ja paneb käima aja. Muidugi mõni võiks mõelda ja küsida, et aga mida Jumal ennem tegi? Kuidas selle universum lõi? Millega ta tegeles? Miks ta varem seda ei loonud? Me küsime niisuguseid küsimusi tänu sellele, et meie elame siin ajas ja ruumis ja me tunnetame aega. Me tunnetame, et eilised asjad olid eile ja homsed me veel ei tea ja praegu tegeleme käesolevaga. Aga Jumal elab igavikus, kus ei ole aega. Ja nõnda siis Jumala jaoks ei ole niisugust olukorda, et ma ei jõua ära oodata, millal tuleb see aeg. Või küll oli kunagi tore aeg, sest Jumala silmis ja Jumala jaoks ja vaimulikus maailmas üldse terviklikult kõik asjad eksisteerivad samal ajal. Sa ei pea ootama, kuni see tuleb. Sa ise otsustad, et sa astud sinna sisse. Nõnda Jumala jaoks ei ole aega olemas, Jumal ei sõltu ajast. Meie oleme loodud siia aega ja Jumal lõi selle universumi just nimelt selliseks. Ja Jumal loob selle universumi oma sõnaga. See on huvitav, et universum ilmselt siis kas ladina keeles tähistab nagu uni üks ja versum lause, üks sõna. Jumal oma sõna läbi loob, valmistab universumi. Ja huvitav on see, et teadlased näiteks on leidnud kinnitust sellele, et universumi nagu tagapõhjast võib leida nagu helilaineid. Muidugi suure paugu teooria, pauk juba kõlab nagu kõva heli, aga enam sellest mina usun, et see on Jumala sõnade kõla, mida võib-olla veel nähakse ja muuseas meie universum paisub valguse kiirusel täna edasi. Ruum muudkuga nagu laieneb Jumala sõna heli juures ja Piibel ütleb, et see on Jumala sõna vägi, mis hoiab seda universumit koos. Heebri 1 ja 3, et tema väelise sõna läbi seda hoitakse koos. Teadlased on muidugi seda kõike juba ka arutlenud ja väiksemad aineosakesed, aatomid, seal on tuum ja tuum koosneb neutronitest, prootonitest, siis nad on leidnud, et need omakorda koosnevad kvarkidest ja siis on teooria, et sealt veel väiksemad osakesed on stringid, mis iganes need tähendavad, aga et need on võnkuvad nagu
energia hulk, mis siis loob mingid osakesi. Nüüd ma ei hakka seal kinnitama või ümber lükkama, mida teadlased siin arvavad asjadest, sest võimatu on nii väikseid asju leida, aga mina usun, et kui sa lähed kõige asjade nagu sügavama olemuse juurde, siis sa leiad väe, leiad energia, leiad Jumala väe, sõnaväe, mis kogu seda asja koos hoiab. Amen. Nii et Jumal loob maailma oma sõna läbi ja me kõik mõistame selles mõttes nagu usu läbi, saame aru, et sõnadel on suur vägi ja isegi kui me ei mõista seda, et kuidas Jumal nagu universumi oma sõnaga loob, siis ometigi Piibel ütleb Heebrea kirjas, et usu läbi me mõistame, et taevad on loodud Jumala sõna läbi. Aga kindlasti me mõistame sõnade väge oma igapäevaelus. Ja näiteks, kui palju sõnad on mõjutanud inimkonda, kui palju need mõjutavad ühiskonda. Läbi ajaloos suured juhid on rääkinud asju esile. Martin Luther King Jr., mäletad seda jutlust? Mul on unistus. I have a dream. Mees, kes ühel viisil oli nagu mustanahaliste õiguste eest võitleja ja tegelikult tõi esile vabaduse, kuigi maksis selle eest oma eluga. Aga see sõnum, see sõna, mida ta kasutas, mul on unistus. See kõlab, ma mõtlen, inimeste kõrvus siiamaani, see loob midagi tänapäevalgi veel. Tohutu väeline, lihtsalt üks sõnum. Erinevad inimesed, kes on asju ütelnud, Winston Churchill, tema kõige kuulsam kõne, ära iial, anna alla. Ja muidugi minu üks selline eeskuju mentor Peter J. Daniels tsiteerib Winston Churchillit palju. Aga näiteks Eesti selline mees nagu Heinz Valk ütles kunagi, ükskord, me kõik teame seda, kas pole nii? Ja see kuidagi süübis eestlaskonna nagu teadvusesse, et sõnad lõid midagi. Lõid usku, kas pole nii? Nii et sa ei saa öelda, et sõnad ei ole väelised, isegi kui me ei saa aru, kuidas Jumal nagu oma sõnaga universumi loob, me mõistame, et sõnad loovad emotsioone, sõnad loovad teatud muutuse meis, on isegi olemas sõnade teraapia ja nii edasi ja nii edasi. Üks teadlane, doktor Haider Shehed, ütles, et sõnad on võimsam jõud, mis inimestele või inimkonnale on kätte saada. Wow. Ma mõtlen, et kui keegi jutlust ütleb seda, siis ma saan aru väga hästi, aga kui teadlased ütlevad seda, siis nad on millegile pihta saanud. Kas pole nii? Ja ilmselgelt sõnad on üks peamisi kommunikeerimise vahendid, mis meil on. Väga palju selliseid suuri äpardusi on tulnud esile ajaloos tänu sellele, et valesti saadi asjadest aru. Sõnu mõisteti valesti. Ja näiteks Kanaari saartel oli lennuõnnetus aastal 1977, kus 2 suurt lennukit põrkasid kokku juba maandumisrajal. Ja põhjus oli sellepärast, et piloodid said üksteise sõnadest valesti aru. Sõnad oli selline nagu mõju, et kuidagi moodi mõisteti üksteist valesti. Ja õnnetus oli selle tulemuseks. Kes veel väga naljakal moel oma sõnade mittemõistmisega nagu ajalukku läks, oli Michelangelo, kui ta valmistas, see kuju on täna Püha Peetruse kirikus Roomas ja see on Moosese kuju. Ja me teeks keegi kunagi näinud seda Moosese kuju, see on Moosese kuju sarvedega. Ma võtsin selle pilli, ma isegi mõtlesin, ma võtan selle kaasa, aga ma pärast unustasin. Ja mõni võiks mõelda, et kust Michelangelo saab inspiratsiooni luua Mooses sarvedega. Aga probleem on selles, et tolle aja piibli tõlge, üks tõlgetest tõlkis nagu au tema pea peal, tõlkis seda kui sarved tema peas. Ja Michelangelo sai asjast aru, et ju siis Mooses oli sarvedega. Ja nüüd meil on aastasadu juba kuju sarvedega. Ja lihtsalt sellest, et keegi sai teistmoodi asjast aru, oleks pidanud võib-olla saama. 1945 Jaapani peaminister, Suzuki oli vist tema nimi, ütles ühe vale sõna. See sõna nimi oli mokasatsu õieti. Ja see tähendas ei kommenteeri, aga seda võib ka tõlkida kui, et me ignoreerime põlgusega. Ja tänu sellele lasti tuumapomm Jaapani Hiroshima linna üle. Nii et sõnad võivad väga kalliks maksma minna ja sõnadest võib inimene väga
erinevalt aru saada ja sõnad on tohutu suur mõjutusvahend inimkonna üle. Number 1 põhjus abielu lahutusteks muuseas on kehv suhtlemine, vaidluste teemad, valed sõnad, valel ajal, vale tooniga. Nii et sõnadel on tõesti suur mõju. Me kindlasti teame veel sõnade mõju nagu meie minapildi kujundamisel. Keegi võib-olla võis öelda meile mingil ajahetkel nooruses, kuule, sul on suur nina. ja võib-olla meie nina oli täitsa tavaline, normaalne, aga me hakkasime mõtlema selle üle. Ilmselt mul on suur nina. Me uurisime seda peeglist ja võrdlesime ja vaatasime külgvaates ja otsevaates ja võrdlesime teistega. Alati, kui me teisi inimesi nägime, vaatasime nende nina ja ma hämmastan, kuidas üks sükene väikene asi võib mõjutada inimese minapilti. Või sul on liiga suur suu. Või sul on liiga paks. Sa oled liiga inetu. Kui ma olin väike poiss, siis mind kutsuti kolhoosi esi. Kolhoosi esimees nagu, lihtsalt esi. Ja põhjus oli sellepärast, ma alati kuidagi seisin niimoodi kõht veel ees. Tead, ei hoia rühtilust ja kõht vajub ette, tead. Ja siis mu onu või keegi hakkas kutsuma mind kolhoosi esi. Ja siis, aga ma olin kuskil teismeline, tead, siis ühtäkki ma hakkasin nagu oma kõhu pärast muret tundma. Mul kõht kuidagi ikka liiga suur, tead. Peaks vähem sööma, tead. Muidugi ma peaks püsti tõusma tõestama talle oma kõhu mõõtu, aga mul ei ole kunagi kõht tegelikult suur olnud, aga kuidas kellegi nagu sõnum mingis ajahetkes nagu mõjutab sind ja läheb sulle korda. Tõde ja õigus raamatus Vargamäe Andres vist oli see, kelle kohta öeldi midagi pahasti ja kuigi ta ei olnud seda teinud, siis tänu sellele, et tema kohta seda räägiti, need sõnad hakkasid kuidagi muutma teda ja ta hakkas need asjade sisse nagu jõudma, millest teda tegelikult süüdistati alusetult. Üks keskkooli nõustaja oli, kes suhtles ühe õpilasega ja soovitas talle, ütles talle, et ma ei arva, et sa ülikooli sisse saad. Ja see väikene selline sessioon nõustajaga mõjutas seda õpilast nii palju, et ta oli täiesti mast maas ja mõtles, et tastes asja, tal oli üsna kehva õppimine ka. Aga tänu tema isale, kes hiljem kuulis, mida ta kooli nõustaja käest oli kuulnud, ütles talle, kuule, ole ei. Mina usun, et sa saad sisse igasse ülikooli, kuhu sa tahad saada. Ja muidugi poiss võttis ennast kokku ja lõpetas selle ülikooli kiitusega lõpuks. Aga üks moment tema ajaloos oli selline, kus kooli nõustaja, väikene selline võib-olla kõrvalpõige, võib-olla tegi pool naljaga, ma ei tea. Aga need sõnad peaaegu mõjutasid seda, et oleks ülikoolist nagu ilma jäänud. Üks teine inimene rääkis, kuidas tema ema oli tunnistanud, et ainult 5 minutit puudus, et oleks teda aborteerinud. Ja ütles, et ühel hetkel siis hiljem, ilmselt oli mingi tõsine tüli majas ja ta ütles, ma oleks soovinud, et ma oleks seda teinud. Ja see noormees rääkis, ütles 20 aastat hiljem, ikka need sõnad aeg-ajalt tulevad mulle meelde ja mõjutavad minu minapilti ja minu enesekindlust. Muuseas, enamus enesetapp on seotud madala enesepildiga ja madal minapilt on enamus jaolt seotud sellega, mida inimesed meile on rääkinud. Ja tihti, kui inimesed meile seda räägivad, me hakkame seda ise endale ka rääkima. Ütleme seda sama enda kohta. Nii et see on ruttu vaja vahetada ümber see, mida inimesed meile on rääkinud, selle vastu, mida Jumal meie kohta ütleb. Paulus ütles, et sellepärast me ütleme, kuna Jumal on ütelnud. Nii et ma ütlen neid asju, mida Jumal minu kohta ütleb. Amen. Jumal ütleb, et ma olen valitud, ma olen armastatud, ma olen kalli hinnaline. Amen. Ma olen tema laps. Tema on minu isand, kuningas, päästja, tervendaja ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see, mida inimesed meie kohta ütlevad, võivad meid mõjutada ja see on võimalik, et sõnad saavad meie kogemuseks, teiste sõnad saavad meie kogemuseks. Üks huvitav autor, ma ei ole ühtegi tema raamatut kunagi lugenud, aga ma imetlen tema saavutust, on Stephen King. Stephen King oli mees, kes tahtis saada kirjanikuks ja kirjutas ühe oma esimese teose, Carrie. Carrie oli selle nimi. Ilmselt see oli mingi õudusjutt, mida ma veel vähem loeksin, ja ma ei räägi tema teostest siin ega analüüsi neid, ega ütle, kas nad on head või halvad, ma räägin printsiibist, mis tema elu puudutab. Ja 60 korda kirjastused ütlesid talle, et me ei võta sinu asju vastu.
nii et mõtle 60 korda saada sihukest hülgamist, lõpuks ta viskas selle prügikasti, selle käsikirja. Ja siis õnneks tema naine tuli tema juurde ja ütles, et kuule, aga siin on veel üks kirjastus, et proovi sinna ka, tead. Ja tead, Stephen võib-olla lõi juba käega, ütles, kuule, aitab naljast, et 60 korda, palju sa veel tahad, et mulle siiamaani tead hülgamistest. Aga naise nagu toel ja julgustusel lõpuks ta korjas selle sealt ikka välja ja viis selle siis sinna kirjastusse ja muidugi see võeti vastu ja ta müüs üle 2 miljoni raamatu, seda Carry't läbi selle kirjastuse ja tänaseks on kokku ta müünud 350 miljonit koopiat oma teoseid. Nii et tasub vahest prügikastist välja korjata oma asjad. Ja sa pead küsima enda käest ka, et võib-olla mingid asjad, mida sina pead prügikastist välja korjama. Midagi, mida sa oled ära viskanud, keegi on ütelnud, sa ei kõlba selleks, sa ei sobi selleks, sul ei ole andi selleks, sa ei saa kunagi selleks. Ja sa mõtled, võib-olla tõesti, ja viskas selle ära prügikasti. Aga sa vajad kuulda, mida Jumal ütleb sinu kohta ja sinu saatuse kohta. Amen. Ja Jumalale meeldib just nimelt prügikastist inimesi välja korjata. Sa ei kõlba, tule siia, ma teen sinust midagi. Keegi ütles, et sinust ei saa kunagi asja, las ma töötan sinuga. Las ma näitan, mida minu vaim sinu sees suudab, mida minu sõna sinu kaudu suudab. See on hämmastav, kuidas Jumal võib muuta meie elud ringi, kui Jumal hakkab tööle meie sees. Amen. Ja kui me kuulame Jumalat, usu mind, sinu elu läheb kõige paremas mõttes, kõige paremas suunas ja sa oled kõige õitsvam oma elus. Aga sõnadel on mõju ka tegelikult veel materiaalsetele asjadele. See on hämmastav. Aastad tagasi ma tegin ju katse. Mõned teist võib-olla mäletavad seda. Mul oli üks pakk riisi, mida ma ei tahtnud. Riisipudru. Ma olin proovinud seda ja mulle meeldib. Ja siis see seisis mul seal tükk aega kuivalt kapis ja lõpuks ma kuulsin sellest katsest, ma mõtlesin, okei, ma teen selle katse. Ja ma võtsin riisi, keetsin selle ära ja panin 2 konteinerisse, ehk et need plastmasspakikesed. Ja võrdselt seda sama putru sellest samast potist üle näitasin koerale, mis järgi ei. Ja siis ma võtsin selle ühe pakendi ja panin sinna peale nagu sildi kole riis. Teise peale kirjutasin ilus riis või õnnistatud riis. Ja siis see üks, ma ütlesin talle, ma rääkisin selle riisi üle nagu alandavaid sõnu. Sõnu, mis on negatiivsed, mis iganes. Ma ütlesin, sa ei kasva, sa ei õitse, sa hallitad, mis iganes. Ja ma tahtsin selle kindlaks teha, et kuidas sõnade mõju. Teist riisi ma õnnistasin. Ja ütlesin talle, ma armastan teda. Ja siis ma panin need riisid sinna külmkappi ülemisele riiulile. Ja nagu unustasin lausa ära mitmeks nädalaks. Ja riisid seisid seal tükk aega ja siis ma mõtlesin ühel hetkel, et mul oli plaan sõnade mõjust tegelikult kõneleda ja mõtlesin, et okei, ma vaatan, mis nende selle riisiga on saanud seal konteineris. Ja ma nagu külgvaates ei näinud midagi muutumas. Ja ma mõtlesin, et võib-olla siis ei ole mingid muutusi veel toimunud. Aga siis ühel hetkel võtsin nad sealt nagu silmade kõrguselt välja ja tõstsin niimoodi. Ja kui ma vaatasin pealt, siis ma nägin, et üks riisidest hallitas. Ma mõtlesin, kas tõesti toimib või? Ja siis muidugi ma vaatasin, kumb see riis oli ja ta otseselt mõttes seesama riis, mida ma olin neednud, oli läinud hallitama. Ja siis ma kõnelesin sellest siin koguduses ühel pühapäeval ja viisin need riisid tagasi koju ja panin tagasi külmkappi ja siis järgmine pühapäev sellest oli meil keegi külaline ja siis 2 nädala pärast ma kõnelesin teise kõnesõnadest ja tõin need samad riisid jälle, riisikonteinerid jälle kaasa. Ja siis oli see üks oli ikka tõesti kõvasti hallitunud, täiesti. Ja teine, mida ma olin õnnistanud, oli ilus puhas. Nii et sõnadel on isegi mõju materiaalsetele asjadele. Nüüd see tohiks olla meile uudis, sest Jeesus rääkis puule ja rääkis lainetele ja rääkis isegi surnule. Nii et sõnadel on vägi. On muidugi tehtud veel katseid, näiteks kooliõpilased tegid katse 30 päeva jooksul 2 ühtemoodi taime pandi neile foyeessa ja siis paluti neil ühte nii-öelda maha teha ja rääkida halbu asju ja teist siis õnnistada ja rääkida talle häid asju. 30 päeva pärast üks taim, mida neeti, oli kärbunud, närbunud ja longu vajunud ja teine, mida õnnistati, õitses ja oli umbes poole pikem teisest. Vett said samamoodi, õhk oli, nad olid ainult 5 meetrit vahet üksteisel, aga mingi mõju oli teine ja see sõnade mõju oli teine. Üks naine ütles oma mehele, kes oli jutust, ütles, et mine palveta seal toas, kus meil toataimed on, sest alati, kui sa käid, sa kuidagi nad hästi õitsevad ja hästi kasvavad ja nii edasi. Dr. Caroline Leaf, neuroteadlane, ütleb niimoodi, ta muuseas kristlane,
et meie DNA pärilikkuse kandja saab mõjutada sõnade läbi. Vau, see on vägev, kas pole nii? Sa mõtled, et sihukene see lugu on, siia ma sündisin, nende probleemidega ma sündisin, mu emal on see asi, ilmselt mul tuleb ka sama asi. Ei pruugi, ei peaks. Sest meil on sõnade vägi, mis Jumal on meile andnud, loonud meid oma enda näo sarnaseks, et sa võid rääkida tervist ja elu enda ihule. Amen. Sa võid rääkida ühte uut faasi või uut elu enda üle ja need asjad muutuvad. Üks Jaapani teadlane Emoto tegi katseid veega ja veendus sellest, et isegi kui sa veele räägid, kristallid muutuvad ilusaks, kui need on ilusad ja positiivsed sõnad ja vastupidi siis oli, kui olid koledad sõnad. Andrew Newberg ja Mark Robert Waldman leidsid, et sõnad nagu rahu ja rõõm ja armastuse sõnad mõjutavad aju tegutsemist. Mitte lihtsalt nagu mõistust, ja sa mõistusega saad aru, et head sõnad keegi ütleb sulle, aga ajus olid näha muutused, mis olid kasulikud muutused. Nii et ma arvan tänases maailmas, kus teadus on väga palju järgi tulnud iga aastaga sellele, et mida Piibel ütleb, on tõesti tõsi. Sõnad mõjutavad meid. Me võime veendumusega nagu vastu võtta seda, et sõnad on väga tähtsad meie elus ja eriti, kui sa õpid rääkima Jumala sõna oma elu üle. Nii et pöördu oma naabri poole, naerata talle, ütle, et räägi häid sõnu enda elu üle. Julgusta kedagi. Ja. Nüüd sõbrad, kui sõnad tõesti mõjutavad nii palju mateeriat isegi ja mõjutavad nagu tervet ühiskonda või kogukonna mõtlemist. Ja see võib olla ka negatiivses suunas. Heinz Valk ütles tõesti, ükskord me võidame niikuinii ja eestlased said julgust täis. Ma ei tea, kus see julgust enam võib-olla kadunud, aga negatiivses mõttes Hitler kuulutas ühte teistsugust sõnumit. Ja see süübis ka ühiskonna nagu mõtlemisse ja ka negatiivne asi võib sinna jõuda, sõnadel on vägi. Aga kui inimeste sõnad meid nii palju mõjutavad, siis kui palju enam Jumala sõna mõjutab meid, kui see meie ellu räägitakse. Kui ma ütlen sulle, et sa oled see ja see või ütlen su suhtes midagi ka head, see on tore kuulda, kas pole nii. Aga kui Jumal ütleb su suhtes midagi, siis sellel on väga palju kaalu ja sellel on väga palju väge, kas pole nii. Amen. Nüüd, tagasi tulles siia jõululoo juurde, Jumal tahtis Maarjat kinnitada selles, mis tema ellu pidi juhtuma. Ja see oli see, et tema läbi pidi sündima Messias. Messias, tore, sünnib laps, kes saab Messiaks, okei. Aga enam sellest Jumal ütles, et see, kes sünnib tema läbi, on tema enda poeg. See kõlas juba suure asjana. Ja muidugi lisaks sellele ingel siis ütleb Jumala sõna Maarjale, et sa ei vajagi meest selleks, vaid püha vaim tuleb sinu peale. Nii et mis pidi Maarja elus juhtuma, me võime seda klassifitseerida kui täielik ime. Eks ole nii, täielik ime. Ja ingel kinnitab noort Maarjat, kes võis olla 16, 17, 18 aastat vana. See oli väga tavapärane, et tol ajal nii noorelt abielluti. Ja kinnitab talle, ütleb, et vaata su sugulanegi, Elisabet, oli oma vanas eas, ta on pojaga käima peal. Muidugi tol ajal ei olnud nagu ultraheli, et teada saada asju, aga seal ingel ütles ära, kes tal tuleb. Nii et see oli selles mõttes sedasi. Ja ütles, see on sealt 6. kuu temal, keda üteldi olevat sigimatu. Nii et teised inimesed ütlesid Elisabeti kohta, et ta on sigimatu, aga Jumal ütles tema kohta, et tal tuleb poeg. Ja ta julgustab teda nende sõnadega ja nende mõtetega, mis on siis Elisabeti elus juhtunud ja kinnitab sellega Maarjat. Ja imed saavad juhtuda meile, kui me usus vastu võtame need sõnad, mis Jumal meil ütleb. Nii et selleks on vaja usku. Ja usk muidugi ka väljendub meie tegutsemises ja meie sõnades. Aga see, kellele nüüd ingel siin vihjab, Elisabet ja Sakarias, olid siis tegelikult tõesti vanad elatanud
Ja me teame, loeme siin, et Sakarias oli seal templis ju suitsutamas ohvreid, ingel ilmub talle, ütleb talle, et su palvetele on tulnud vastus. Sakarias mõtleb, mis palvel huvitav, pole seda palvet enam ammu palvetanud. ja et sa saad poja, vau. Ja iseenesest rõõmusuunis, eks ole, muidugi kui ingel tuleb sulle seda ütlema, siis vaevalt sa nii väga rahulikult ennast tunned, üsna siuke harukordne kogemus, aga Sakarias suudab seal oma uskumatuse nagu esile tuua ja ütleb, et aga millest ma võin seda ära tunda? Millest ma võin seda ära tunda? Et siuke vägev asi juhtub. Ja me teame seda, et ingel vihastub seal ja lööb ta tummaks ja ütleb, et kuule, hei, ma olen Gabriel ja Jumal on mind läkitanud sulle rääkima midagi. Ma olen tulnud, et tuua sõna Jumalalt sulle. Ja selles sõnas on piisavalt väge, et imet teha ja sellest sa tunnedki selle ära. Sa vaja mingit ekstra asja selle jaoks. Sa vaja Viagrat või midagi. Ühesõnaga, sa vajad lihtsalt Jumala käest sõna. Ja ta lööb ta tummaks 9 kuud. Me ei saa rääkida, see oli võib-olla parim viis hoida seda uskumatust vaos. Aga lõpuks ilmselt ta ikkagi sai asjale pihta ja Elisabeth ka kodus võttis selle sõna vastu, sest me loeme siit Luuka 1:45. Elisabeth ütleb, et õnnis on see, kes on uskunud, et läheb täide, mis Jumal on talle ütelnud. Aga see mõte siin, mida nüüd ingel Maarjal ütleb, julgustades salmis 37 ütleb, sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Ma tahan, et sa ütleksid seda koos minuga, sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Nüüd, mida see tähendab? Kas tähendab seda, et mul tuleb mingi idee, lähen sellega Jumala juurde, sul ei ole ükski asi võimatu, tee see asi ära. Mida see ükski asi tähendab? Aastaid tagasi ma lugesin seda salmi pisut tähelepanelikumalt ja uurisin, mida alttekst sellest räägib ja ma leidsin seda, et see koht siin, ükski asi, algtekstis kreeka keeles, milles piibel kirjutati, on siis sõna mitte ükski, reema. See on täpne sõna, mis on kirja pandud seal. Nüüd, mida reema tähendab? Ma arvan, et see ei ole tundmatu sõna siin paljudele. Reema on üks viis tõlkida seda sõna. Ehk et sõna tõlgiti, ma panen selle tahvlile, muidu läheb asi segaseks. Sõna tõlgiti siis kahel viisil kreeka keeles. Üks oli logos, see tähendas sõna, või teine viis oli reema, mis tähendas ka sõna. Nii et kui eesti keeles me ütleme lihtsalt sõna, siis meil on ainult üks viis seda öelda, aga seal oli 2 viisi seda öelda. Nüüd ilma selleta ma pikalt sellest süveneks. Logos tähendab üldist kogu Jumala sõna. Näiteks see raamat siin on Jumala logos. Jumala logos. See on siuke, me võime öelda ka, et see on kirjutatud sõna. Kunagi oli üks laev logos ja jagasid raamatuid ja Tallinnas on logose raamatupood, kirjutatud sõna. Aga see on natuke laiem sellest ka, see ei ole ainult selles mõttes kirjutatud sõna, aga see on üldine sõna. Näiteks praegu ma räägin teile logost. Kõigile võrdselt. Kõik kuulevad võrdselt, ma loodan, vähemalt keegi ei maga, aga mõni magab, aga ühesõnaga logos tuleb kõigile. Aga kui ma ütleksin näiteks Toomasele, et Toomas, ole hea ja mine klaver taha, mida sa ei pea tegema muidugi praegu, siis see on reema sõna talle. See on isiklik sõna. Nii et reema on isiklik sõna, isiklik pöördumine. Ma toon teile kiire näite. Luuka 5. peatükis piibel ütleb, Jeesus õpetas paadist Jumala sõna. Seal on tõlgitud see Jumala sõna logos. Ta õpetab selliseid üldiseid printsiipe kõigile, kõik rahvas kuulab, tema on paadis, 100, võib-olla 1000 on seal väljas. Aga siis, kui ta lõpetab kõnelemise, ta ütleb Peetrusele, et nüüd Peetrus, mine heida võrk välja loomuse katseks vanas tõlkes. Ehk et mine vaata, kas see sõnum toimib, kas see õpetus toimib. Ja siis, mida Peetrus ütleb, issand, me oleme kogu öö rühelnud, pole ühtegi kala saanud, tead, ogalik ka jäänud võrku, aga sinu sõna peale, sinu reema peale, ma lähen ennad võrgud välja. Vau.
okei, mul on lootusetu olukord, ma olen professionaalne kalamees, ma olen proovinud kala püüda, kala ei tulnud, kala ei näkka täna, jään võrku. Ta teab, kuidas seda asja teha, aga ütleb, okei, aga kui sa ütled mulle isiklikult sõna, kui Jumal pöördub minu poole, ütleb mulle, kuule, mine viska võrk välja. Tead, siis terve Galilea järve kalad on ühes koos kõik, seal ootavad ainult, et võrku hüpata. Mis tegelikult juhtus? Nad tõmbasid sükse kalasaagi välja, et paadid olid vajumas. Tõid seal sõbrad kampa ja panid kala täis, tead, ja ma ei tea, Peetrus oli raha tükiks ajaks. Läks ju Jeesuse teenistusse jüngriks. Nii et loogos on üldine sõna, reema on isiklik sõna. Näiteks sa loed piiblit, loed loogost. On sul olnud sukest asja, et ühtäkki mingi salm nagu hüppab sinu suunas ja saab kuidagi elavaks sinu jaoks, saab nagu selgeks sinu jaoks, sa näed mingeid asju selles, ütled, vau, ma saan aru, mida piibel nüüd mõtleb selle all. On see juhtunud sulle? Tead, mis juhtus sulle sel hetkel? Reema. See oli reema sõna, see sai elavaks sulle. See sai sulle elavaks. Keegi teine loeb sama kohta või luges sama kohta ennem ja tema ei näinud selles midagi. See on reema sinu jaoks. Kui ma alguses kristlaseks sain, siis ma nägin ühte videot meie pastori kodus seal, Kalju Holsberg elas Luha tänaval ja Vana-Pärnus ja ma käisin seal videosid vaatamas ja Benny Hinn, mäletate sükest meest, tervendusevangelist siiamaani tegutseb, tema üks video oli seal, kus ta jutlustas ja siis pärast teenis haigeid, pani käsi haigete peale, väga palju imesid toimus. Ja mina mõtlesin, et kui ma saan oma klassi võtta sinna kaasa ja ta näeks seda ja kuuleks kõike seda, siis tema usuks samamoodi nagu mina. Ja ma läksin, võtsin ta kaasa, ta vaatas selle kogu asja ära, ma olin nii põnevil seal ise, mõtlesin, vau. Ja siis küsin, kuidas tundus? Siis ta ütles mulle, massipsühhoos. Tead, kuidas see ei saanud sulle reemaks? Aga see on, mõni inimene võib kuulda täpselt sama asja. Ja see ei haaku temaga. Aga kui Jumala sõna avaneb sulle, see on reema sinu jaoks. Isiklik Jumala sõna sinu jaoks. Ja siin mida piibel ütleb? Sest ükski reema ei ole võimatu Jumalale. Mitte lihtsalt nagu ükski asi. Eesti keeles piiblis on pandud ükski asi, aga ükski reema. Nii et kui Jumal midagi sinu ellu rääkinud, sa oled kuulnud, et Jumal on ütelnud sinu kohta midagi. Sinu saatuse kohta, sinu tuleviku kohta, ma ei tea, sinu töökoha kohta või sinu kutsumise kohta või millegi kohta sinu suhtes, sul on mingi sõnum Jumalalt. Siis see sõna, kui sa seda usud, ei saa iial tühja minna. Ei saa iial tühja minna. Peetruse kohta Jeesus ütles, et kui sa pöördud, siis kinnita vendi ja Peetrus ei teadnudki, et ta üldse jõuab sinna paika, et ta Jeesus salgab. Aga piibel ütleb, kui ta siis tegelikult lõpetas sellega, et ta salgas Jeesust seal, kukk laulis ja siis piibel ütleb, talle tuli meelde issanda sõna. Tuli meelde reema, mis Jeesus tema kohta oli ütelnud. Nii et kuigi ta võis võib-olla olla ka enesetapu äärel, Juudas tegi väga sarnase teo, salgas Jeesust ja tappis ennast, aga see sõna, mis oli räägitud Peetruse elu üle, see julgustas ta. Nii et sõna, mida Jumal on meie ellu rääkinud, tõstab meid ülesse. Halleluuja. Ja võib-olla vahest pole kedagi, kes sind julgustab, sa oled üksinda olukorras ja sa pead võtma ise piibli lahti ja kuulutama neid kirjakohti ja neid Jumala ütlusi enda elu üle, mis on saanud sulle elavaks ja julgustama ise ennast. Sest Jumala sõna kannab väge muuta meie elusid. Nüüd, see on, mida see reema tähendab. Ja Sakarias siis muidugi, nagu öeldud, näeb inglit, kuuleb ingli käest seda sõnumit. See sõnum on talle konkreetselt, see on see reema sõna ja Sakarias mõtleb, et aga mis on siis ikkagi see tunnustäht, millest ma selle ära tunnen. Vahest inimesed on niimoodi küsivad, et peaks veel sama mingi tunnustäht. Kui Jumal ikka on olemas, siis las ta ilmuda mulle. Kui Jumal ikka nii väga maailma valitseb, siis miks ta laseb seda teha ja miks ta seda ei tee ja nii edasi. Me tahame mingit ekstra asju saada, et kinnitada ennast. Ja ingel ütleb talle, et kõik, mida sa vajad. Mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees ja ma olen läkitunud rääkimas sinuga. Ma olen läkitunud rääkimas sulle seda sõna. Ja kuulutama sulle selle rõõmu sõnumi. Nii et see oli see reema sõna, mis oli vajalik, see piisas. Ja nõnda siis ingel Gabriel lööb Sakariase tummaks
Ja ma arvan, selle tummaks löömise üks sõnumitest on see, et kui sul ei ole midagi tarka öelda, siis ole vait. Kui mul pole midagi tarka öelda, siis on parem olla vait. Nagu öeldakse, et siuke ütlus on, ma arvasin, et see oli päris intelligentne, kuni ma kuulsin sind rääkimas. Ja see on tarkust vahest olla tasa, olla vait, kui meil pole midagi muud öelda, kui võib-olla hirmu ja uskumatuse mõtted. Aga Maarja oli teistsugune inimene. Maarja ütles pärast seda, kui ta kuuleb seda ingli sõnumit. Vaata salm 38. Aga Maarja ütles, vaata, siin on issanda ümardaja. Mulle sündigu sinu sõna järele. See sõna siin on reema. Mulle sündigu sinu reema järele. Ja sõbrad, sel hetkel Maarja oli rase. Johannese 1.14 läks täide ja sõna sai lihaks. Reema sõna sai reaalseks. Sel hetkel Maarja võttis vastu selle ime enda jaoks. Ja see huvitav asi on see, et Jumala vaim alati liigub kaasa Jumala sõnaga. Ma loen teile ühe ainsama nagu kinnituse sellest, kuigi neid on rohkem. Johannese 14 ja 15 Jeesus ütles niimoodi. Kui te mind armastate, siis pidage minu käsu sõnu. Teiste sõnaga, pidage minu sõna. Eks ole, mis ma olen teile õpetanud, pidage seda sõna, rääkige seda, hoidke seda meeles. Ja mina palun isa, et tema annab teile teise trüüst ja see teie juurde jääks igavesti tõevaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast, et ta teda ei näe ega tunne, aga teie tunnete teda ja ta jääb teie juurde, tahab olla teie sees. Nii et mis oli see algus püha vaimu tulemise nagu juures? Te peate minu käsusõnu. Nii et sealt sõna, Jumala vaim tuleb sinna. Vaim liigub kaasa sõnaga. Kui sa võtad vastu sõna, siis Jumala loov vägi püha vaimu läbi toob esile selle ime meie sees. Ja see on huvitav, et sõnad siiamaani tegelikult kannavad ju vaimu või vaimsust. Näiteks sa võid inimlikult öelda ühe sõna kellegile ja see kannab seda vaimsust kaasas, ehk see sõna tekitab ühe vaimsuse. Haavava sõna võid öelda, solvava sõna võid öelda, põlgava sõna võid öelda. Ja sellepärast on nii tähtis nagu ennem rahuneda maha ja seedida, kui sa mingit sõnu ütled. Ma arvan, siin ei ole ühtegi inimest, kes ühes ajahetkes oma elus ei oleks teinud oma sõnadega, tekitanud probleeme, teinud haiget kellegile. Me prahvatasime liiga kähku asjad välja, sõnastasime asjad valesti. Selle asemel, et öelda, et näiteks, et mis vilt on sinuga, oleks võinud öelda, et mis teeb sulle muret? Hoopis teised sõnad. Ma mõtlesime sama asja mõlema lausega, aga ühed sõnad tekitasid ühe tunde, teised sõnad tekitasid hoopis teistsuguse tunde. Amen. Nii et sõnade vägi on tohutu. Ja jõululugu õpetab meile sõnade väest ja imedest, mida Jumal teeb. Ja meil kõigil on kaks viisi, kuidas selle jõulusõnumisse suhtuda. Üks viis on nagu Sakarias, kes oli täis uskumatust alguses ja mõtles, et kuidas see võib mulle juhtuda? Tegelikult tema isegi ei ütlenud seda, see oli Maarja, kes ütles nii, aga ta ütles, et millest ma ära tunnen seda, millest ma ära tunnen? Jumal, kuidas ma seda siis võiks ära tunda? Või teine viis on nagu Maarja, kes ütles, et mulle sündigu sinu sõna järele. Mulle sündigu sinu sõna järele. Ja ma arvan, et kui meil on selline hoiak ja suhtumine, et kui me kuuleme mingit Jumala sõnumit ja ütleme nõnda, et okei, mulle sündigu see. Jumal, sa räägid sellest ja sellest asjast, okei, ma olen nõus sellega, mulle sündigu nõnda. See võib olla tervenemise alal, see võib olla ka mingi pühendumise alal, kus ma ütlen, Jumal, okei, ma tahan teha sinu tööd, ma tahan teha sinu tahtmist. Mingi tervenemise või vabastuse alal ma ütlen, Jumal, ma võtan vastu selle tervenemise, ma võtan vastu selle ime enda jaoks. 29 aastat tagasi, 6. detsembril ma sain Jumala lapseks. Nii et see oli üsnagi siuke jõuluaja piirkond või periood sel ajal, periood ja ma
ma teen siin ka sõnades vigu mõeldes ja rääkides ühel ajal. Aga ma kuulsin evangeeliumit esimest korda oma elus. Minu hea sõber Peedu Kurvits kuulutas mulle evangeeliumit ja kuigi see evangeelium ei olnud mitte täiuslik, sest et ta isegi ei olnud kõik asju veel selgeks saanud, siis selle evangeeliumi nagu põhisõnum sai mulle selgeks, et Jeesus on tulnud siia maailma ja lunastanud inimkonna pattudest. Ja et mina ka võin saada oma pattudest vabaks, kui ma usun Jeesusesse. Ja tead, tol õhtul, mingil hetkel, ma avasin oma südame sellele uuele ideele. Sest kuni sinna maani ma olin olnud nagu Sakarias. Ma olin mõtlenud, Jumalat pole olemas, mul pole Jumalat vaja, kui ta tahab ennast ilmutada või ta tahab tõestada ennast, siis ilmugu mulle. Siis ma usun, kui ma näen, siis ma usun. Aga nüüd sel õhtul ma kuulsin Jumala sõna. Ma kuulsin evangeeliumi. Ma mõtlesin, et okei, ma usun neid sõnu. Ja tead, sel hetkel midagi toimus minu sees. Ja ma ei usu, et keegi teist suudab seda paremini kirjeldadagi. Ja ma isegi ei suuda seda kogemust on nii raske nagu kirjeldada, aga ühtäkki ma nagu sain aru, et Jumal on reaalne. Ühtäkki ma mõistsin, et see on tõeline. Et mul võib olla isiklik suhe temaga. Ja et Jumal armastab mind ja et ta on olemas, et ta on seal, ta on lähedane, see on raske panna sõnadesse, aga ühtäkki ma sain sellest aru. Ja ma võtsin vastu Jumala sõna enda elu jaoks. Ja sõbrad, ma võin tunnistada teile, Jumala sõna vastuvõtmine muutis kogu minu elu. Muutis minu südame, muutis minu mõtlemist ja muudab mind kuni täna päevani. Ja kui sa oled samas paadis, siis ütle amen, sest et me oleme kõik seda headust tunda saanud. Ja mulle juhtus tegelikult täpselt sama, mis juhtus Maarjale, sest ta võttis vastu sõna. Mina võtsin vastu selle sõnumi ka, et Jumal on minu patud andestanud ja kui ma selle vastu võtsin, ma tundsin, et koorem veeres ära minu südame pealt. Patu koorem veeres ära. Amen. Ja üks taevane rõõm ja rahu tulid minu südamesse. Nii et see sõna sai reaalseks minu elus. Ja Peetrus kiri ütleb, et võtke vastu sõna tassase meelega, mis võib teie hinget päästa. Ja siis ühes teises kohast ütleb ka niimoodi, et te olete uuesti sünnitatud Jumala elava ja kadumatu sõna seemne läbi. Nii et täna ka ühe hetke pärast ma annan selle võimaluse Jeesuse Kristuse vastuvõtmiseks, evangeeliumi sõna vastuvõtmiseks ja me palvetame ühe lihtsa palve koos. Ja kui sa tahad ja sa ei ole seda otsust ennem oma elus teinud või sa oled teinud, aga sa oled võib-olla lasknud nii-öelda oma elu kuskile libiseda ja pole Jumalaga koos käinud, siis täna saad seda uuendada. See võimalus on ka olemas. Aga mida tänasest kaasa võtta, on veel üks salm, mida ma tahan lugeda teile ja see on 1. Peetruse 3:10. Ja siin ma lõpetan sellega ja 1. Peetruse 3:10. Ja ma tahan ennem öelda seda, et sinu õnnelik elu on ka seotud sinu sõnadega. Ja vaata, mida Peetrus ütleb siin. Sest kes armastab elu ja näha häid päevi? Üks tõlge ütlebki, kes armastab elu ja näha õnne oma elus. Paljud teist armastavad elu. Tahad näha häid päevi? Loodetavasti igaüks. Kes armastab elu ja näha häid päevi, mida seal tuleb teha? See hoidke oma keelt kurja eest. Ehk teiste sõnadega, ära räägi negatiivseid, maha kiskuvaid sõnu ei enda üle ega teiste üle. Sest väga tihti me oleme enda üle ka rääkinud, ma kohmakas, oma loll, rumal, eks ole, rumal. Nii paljud ütlevad isegi mitte teadmata iseendale, et ma rumal. Lihtsalt me tahame nagu öelda, et ma unustasin ära, ma rumal. Aga kui ma enda kohta kogu aeg sellised asju ütlen, nendel sõnadel on ka mõju. Ühel hetkel me hakkame neid uskuma. Nii et ära räägi ei enda suhtes ega teiste suhtes maha kiskuvaid sõnu, kurja keelt. Hoidke oma keelt kurja eest ja hoidke oma huuli pettust rääkimast, asju, mis tegelikult on valed. Salm 11, pöördugu ära kurjast ning tehku head. Kas pole huvitav siin, et enne kui ta ütleb, et
pöördu ära kurjast, ta ütleb hoidu kurjast rääkimast. Näiteks inimesed on vahest võitlemas mingi asjadega, ma ei tea, toome näiteks suitsetamise ja tahavad sellest pöörduda, tahavad sellest lahti saada, aga igal pool, kus nad käivad, ütlevad, ma ei suuda sellest iial loobuda, ma ei saa sellest kunagi lahti. Nad räägivad selle vastu, mida nad püüavad ära lõpetada. Nii et ta ütleb siin, et lõpeta kõigepealt rääkimine, ära ütle enam, et ma ei suuda, ma ei saa hakkama. Ja siis sa suudad ära pöörduda ka kurjast. Hoidku oma keelt kurja eest ja siis pöördugu ära kurjast ja tehku head ja olgu ja otsigu rahu ja nõudku seda taga. Amen. Nii et sõnadel on vägi meie elus teiste kujundamiseks, meie enda elu kujundamiseks, aga kui see on nii, siis Jumala sõnal on veel suurem mõju ja vägi meie elu kujundada. Kui Jumal räägib reema sõna sinu elu üle, ükski reema ei ole võimatu Jumalale. Amen. Pole ime, et Joonatan ütleb Taavetile, et minu isa tahab sind tappa, aga sa ei saa isegi surra ennem, kui sa oled saanud kuningaks. Sest mida Jumal on ütelnud, see läheb täide. Kui Jumal on rääkinud sinu elu kohta midagi, andnud sinu tuleviku kohta midagi teada, sul on mingi selline tunnetus sinu sees, siis sa võid olla kindel, et sa ei saa isegi siit maa pealt ennem lahkuda, kuni Jumala plaan on läinud täide. Sest Jumala reema ei saa tühja minna. Amen. Peetrus istus vangis. Herodes tahtis teda tappa. Peetrus magas rahulikult. Kuidas sa võid magada rahulikult, kui sind tahetakse järgmine päev pea maha võtta? Ainult sel juhul, kui sa tead, et Jumala reema on tugevam kui see, mida Herodes tahab teha. Amen. Ja, sest Jeesus oli Peetruse kohta ütelnud, kuidas ta lõpetab oma elu ja millise surmaga. Mitte selle surmaga, mida see mees kavatses teha. Nii et Peetrus magas rahulikult ja see on tema elu lõplik faas. Me teame, koguduspalvetast tuli sealt välja, kõik väravad läksid lahti, ingel tuli, vabastas tema ja Peetrus läks rahulikult oma eluga edasi. Kui Jumal on kõnelenud oma sõna sinu elu üle, siis sellel on tohutu vägi. Tõuseme.